Tere! Tutvustan teile tasuta tabelarvutusprogrammi LibreOffice Calc. Calc on hea abivahend, kui on vaja teha arvutusi või andmeanalüüse. Olgu siis nendeks lihtsad liitmis-lahutamistehted või keerulisemad analüüsid ja tabelid. Calc saab hakkama kõige sellega, mida saab teha enamlevinud tabelarvutusprogrammidega. Kuid peamine vahe seisneb selles, et LibreOffice Calc on vaba tarkvara, interneti kogukonna ühise töövili. Seega on see kõigile tasuta. Tahtsime teile näidata, kui hõlpsalt Calc abil tabelarvutuste tegemine käib ja tegime selle kohta komplekti õppefilme. Neis filmides selgitab õpetaja näidete varal, kuidas tabelarvutusi teha, muuta, salvestada ja printida. Samuti saame teada, millised on põhilised erinevused ja sarnasused LibreOffice Calc ja teiste levinumate tabelarvutusprogrammide vahel. Nüüd aga räägin teile lühidalt, mida Calc programmiga teha saab. Selleks, et teha valmis lihtne tabeliarvutus, näiteks perekonna 1 kuu kulude loetelu koos summeerimisega, läheb vaid paar hetke. Kohe vaatame, kuidas seda teha. Kõigepealt loome uue dokumendi. Selleks, et veeru pealkirjad selgelt muust eristuksid, on hea, kui need on rasvases kirjas ja näiteks punaseks värvitud. Nüüd on vaja tabel täita. Kuluartikliteks paneme kirja korteri, üürikulud, toit, transport, meelelahutus. Võib juhtuda, et mõnel puhul nõuab tekst enam ruumi, kui veerus ette nähtud on. Sel juhul peab veeru laiust muutma ja seda on lihtne teha. Lihtsalt haarake veeru servast hiirega kinni ja sikutage seda laiemaks. Edasi paneme kirja, kui palju ühe või teise asja peale raha kulus. Üür ja kommunaalid läksid 450 eurot, üks poearve oli 60 eurot, teine poearve 90 eurot, bussipiletid maksid 20 eurot ja kinoskäik 18 eurot ja telefoniarve oli 25 eurot. Kui kulud on kirjas, saame nad kokku liita. Siin tuleb meile appi Calci sisse ehitatud summa funktsioon ehk summ. Kõigepealt klikime kohas, kus oma arvutuste tulemust näidata tahame. Nüüd klikime sellel suurel kreeka tähel siin, see on kiirtee summ funktsiooni juurde. Väljale ilmub valem, mille abil Calc arvutama hakkab. Meie peame ette andma, missugustest lahtritest Calc andmed võtab. Nii väikses tabelis nagu see siin on kõige lihtsam vajalikud lahtrid hiirega ära märkida. Tundub, et kõik vajalik on olemas. Klikime selle noolega nupul ja lõppsumma ilmubki välja. Lihtne, kas pole? Nüüd tahame oma töö veel salvestada. Selleks klikime siia menüüle, siia kirjutame dokumendi nime ja salvesta. Siit samast saame oma arvutused ka välja printida, aga mitte praegu. LibreOffice'i tabelarvutusprogrammi Calc on lihtne kasutada. Muretsema ei pea ka sellepärast, kui soovite Calcis tehtud arvutusi mõnes teises tabelarvutusprogrammis avada või kui soovite mõnes muus programmis tehtud arvutusi oma programmiga vaadata. LibreOffice tabelarvutused salvestatakse formaati, mida on hõlpus teistes programmides avada. Samuti on hõlpus LibreOffice programmiga avada tabelarvutusi teistes levinud formaatides, nagu näiteks Excelis. Mis muud kui head kasutamist!